Tere kõigile, head vaatajad! Toimetuse poolt soovin teile jätkuvat maikuud ja vabandan siinkohal kõikide teie ees, et saade varem eetrisse jõudnud meist niivõrd mitte olenevatel põhjustel, aga siin me siis täna oleme ja saates on meil siis külas ja virtuaalselt Tõnu Kalvet Tervitus. ja loomulikult meie portaali raudvara Maarjo Maripuu. Tervist! Ja mina siis olen Mihkel Johannes Paimla, selle saate juht. Alustame siis teemade käsitlust. Kõige märgilisem sündmus kiriklikust maailmast on seotud sellega, et 21. aprillil ehk siis päev pärast siis kirikliku kalendri järgi ülestõusmispühade esimest püha lahkus siit ilmast paavst Franciscus, kuigi on levitatud spekulatsioone, et tegelikult ta oli juba varem lahkunud, aga mis on eriti huvitav, et kui aprillis oli tal veel tervis üsna vilets ja selline, et varsti ta on niikuinii mineja, siis kummalisel kombel 20. aprillil ta suutis seal inimeste ees seda püha sellist kiriklikku sündmust läbi viia, aga seda juba niimoodi, et ta ei olnud enam tema ise ja mis muudab asja huvitavaks, et samal päeval siis enne seda, kui paavst kas siis oli juba teisilma minemas või siis oli juba väidetavalt läinud, siis oli kohtumine ka USA asepresident J.D. Vance'iga, et siit nagu üks niisugune teoreetiline küsimus, mida siin võib nagu ühe lausega võib-olla kokku võtta, et kas J.D. Vance'i kohtumine selle paavstiga sai paavstile siis saatuslikuks või mis selle taga siin nagu oli. Ja teine küsimus, mis pikemalt nagu leiab käsitlust maikuus, täpselt maikuu lõpu saates, on see, et kas nüüd USA ja praegu nüüd siis juba uue ametisse kinnitatud paavsti omavaheline koostöö võib muutuda lähedasemaks, et arvestades, et paavst on tulnud USA-st, aga varasemad seisukohad, nii palju kui siin on juba käsitletud, on olnud Trumpiga võrreldes ikka suhteliselt vastandlikud ja hea oleks siit anda sõna Tõnule. Siin on paar asja, millele tuleks tähelepanu juhtida. Alustan seekord lõpust, kuigi ma pole juut. Asi on selles, et kui tutvustati Donald Trumpi meeskonda mullu sügisel, 2024. aasta sügisel, siis üsna paljude tema võtmeisikute juures oli märge katoliiklane. See tähendab, et põhimõtteliselt USA praegusel valitsusel peaks olema läbisaamine Vatikaniga parem, võib-olla isegi parem, kui oli eelmisel USA valitsusel, sest eelmine USA valitsus, demokraatide oma, seal olid mingid oma eelistused ja ei saa öelda, et nagu see katoliiklus oleks olnud nendele väga oluline. Teine asi, juba natukene enne oma surma siiski lisaks Vance'ile jõudis lahkunud paavst kohtuda ka mitme teise tähtsa tegelasega võtmeisikuga lääne poliitikas ja kui ta oli surnud, siis avalikustati huvitavaid asju. Nimelt selgus, et ta oli teinud oma testamendi, ta oli hoiatanud seal, aga see oli Vatikani eestvõttel salastatud ja sellest on ilmunud ainult mingeid katkendeid Itaalia lehtedes. Kuna ma ise itaalia keelt ei oska, siis olen sellest saanud teadlikuks teiste keelte vahendusel, olgu siis vene, ungari või inglise. Leian, et see on teema, mida tuleb edaspidi tõsiselt uurida, sest Franciscus enne lahkumist ta hoiatas, ütles, et Euroopat ja ka maailma ootavad ees väga tõsised sündmused, väga sellised äkilised sündmused ja meil tuleb selleks valmis olla. Ja need tema vestlused seal lääne tippjuhtidega, ka ütleme USA juhtidega, need olid päris tõsised, need ei olnud lihtsalt sellised usumehe nagu valedad jutud või leebed jutud, need olid päris tõsised ja hoiatavad. Ja huvitav on see, et kui Franciscus oli surnud,
siis Vatikan takistas või kehtestas nagu ligipääsu keelu olulisele osale oma arhiividest, eriti nendest dokumentidest või säilikutest, mis puudutasid siis Franciscust ja ütleme eriti tema elu teatud osi või teatud sündmusi, just neid viimaseid aegu. Tekib küsimus, et miks oli tarvis seda varjata? Meie inimesed, kui nad loevad tavalisi uudiseid või näevad esinemas mingeid tavalisi väliskommentaatorid, ega nad sellest teada ei saa. Ja see ongi kurb, et meie need väliskommentaatorid või välismaa uudiste koostajad, nad ei ole tasemel. Nad tihtipeale piirduvad sellega, et lihtsalt nendivad ju toimunud, aga nad ei püüa näha selle taga olevat seoseid. Ma just eile lugesin ühte raamatut, mille oli kirjutanud üks Soomest pärit nunn, 1994. aastal see raamat oli ilmunud, kes ta elas pikalt ka Vatikanis ja töötas Vatikani infoteenistuses ja ta ütleb, et kui raske tal seal oli, sellepärast et Vatikanil on range nõue, et uudis peab olema täiesti objektiivne. Aga see soomlanna, kes seal töötas, ta ütles, et see on päris raske, võib-olla isegi võimatu koostada selline uudis, kus ajakirjanikust endast ei ole mitte midagi. Ja ühest küljest Vatikan, jah, ta suudab teha täiesti objektiivseid uudiseid, aga ta suudab teha ka selliseid, mis on üsna mitte midagi ütlevad ja sellepärast on vajalik koguda selle kohta pudeme haaval taustateavet, sest siis on meil lootust panna pilt paremini kokku. Ja üks asi veel, mida tahaks mainida seoses paavstiga, on ju olemas selline plaan nagu Intermarum. See tähendab luua mingit puhverriikide vöönd Lääne-Euroopa ja Venemaa vahele. Ja see riikide vöönd ulatuks siis Läänemerest kuni Musta mereni ja Vahemereni. See plaan on varem olnud, ta on olnud viimasel ajal uuesti päevakorral ja see on üks paavstiriigi ehk Vatikani kavasid, mida ta kangesti on ajanud. Ja nüüd ongi küsimus, et kas selle plaani teostumine kiireneb või aeglustub pärast paavstide vahetumist ja seoses Ukraina sõja lõpuga, sest arvestagem sellega, et Ukraina tükeldatakse kindlalt pärast sõja lõppu. Küsimus on selles, mitmeks tükiks ta läheb ja mis sellest edasi saab. Ja huvitaval kombel paavstiriigil oli nagu Inglismaaga ehk Suurbritanniaga sel teemal erisuhe. Need on huvitavad geopoliitilised mängud, võib-olla päris kõiki neid seoseid me praegu isegi ei märka, aga nendest tasub olla teadlik. Selline on siis minu vastus su küsimusele, Mihkel. Ja, tänan sind, Tõnu, et see on väga sügavamõtteline ja paneb küsima, et millised arengud meid see aasta ees ootavad, sellepärast, et kui me vaatame, mis on viimaste 4-5 kuu jooksul nüüd toimunud, siis kindlasti need asjad juhtuvad senisest märksa kiiremini. Aga siit hea oleks anda nüüd Maarjule, et saad oma täiendava hinnangu anda. No nii, ütleme nii, et ma ei ole nagu eriline Vatikani ja paavsti jälgija kunagi olnud, et nii palju kui peavoolumeediasse neid paavsti uudiseid tuli, aga eelmine paavst oli üsna liberaalne ja ta läks nii-öelda globalistide agendaga väga tugevalt kaasa. Ja ta tegi niisuguseid väga huvitavaid žeste, et kui oli see BLM-i siis rahutused USA-s, siis paavst siis mingil üritusel siis pesi mustanahaliste jalgu ja muud säärast tegevust tegi. Aga nüüd, kui edasi minna selles vaatevinklis, et 8. mail siis valitakse Ameerika päritolu, ehk siis juba USA päritolu paavst, ilmselgelt tundub, et see oli varem kokku lepitud. Selles suhtes, et kui panite tähele, siis aprillis peale paavsti surma hakkasid levima meemid, kus Donald Trump on paavsti rõivastes. Ja TV3 uudistes veel tänitati, et umbes Trump tahab saada uueks paavstiks. Aga tegelikult see oli puhas vihje sellele,
et järgmisena tulebki siis Ameerika päritolu paavst. Aga ütleme nii, et seda ei nähtud läbi või tahetud läbi näha ja mis omakorda tõestab, et ilmselgelt oli see juba varasemalt kokku lepitud. Aga selle poolt kõik, jah, aitäh. Aitäh, Maarju. Ja omalt poolt siia lisangi nagu kõigepealt selle juurde, et tõepoolest Franciscus oli ääretult liberaalne, et ta siin pesi mustanahaliste jalgu ja mis on oluline, et tema ajal see migratsioon kasvas Euroopas nagu massiliselt, sest et kui me vaatame ajalukku tagasi, milleks oli vaja Gaddafi hukata selleks, et saaks massilist kaost külvata ja nüüd siin ette rutates, kui siin räägitakse sellest, et Gaza elanikud tuleb asutada Liibüasse, siis see on omakorda teatud katalüsaator, et siin nagu selline ühiskonna destabiliseerimine käib täiel rindel, aga ma puudutan veel ühe punktina nagu siin vahetult pärast seda, et kui oli tema matuste see aeg, et siin me ei ole küll siin võib-olla mingid moeeksperdid, aga siin kritiseeriti Donald Trumpi sinist ülikonda, aga taheti meelega jätta tähelepanu, et ka see kapsaks muutunud Joe Biden oli samamoodi sinises ja kes pani tähele, siis Kaja Kallasel oli üldse matustele minnes miniseelik, nii et mis lugupidamisest saab üldse selle matuse talituse osas olla, et minu meelest see on lihtsalt üks järjekordne näide, kuidas stiili ei tunta ja käitutakse nagu oldaks kusagil, kas või minugi poolest loomaaias, nii et see on niisugune groteskne näide. Niimoodi, aga... Kas lubad korraks? Jaa, sa saad kommentaariks sõna, ole lahke. Mul tekkis huvitav seos Karol Wojtylaga, sest kui ta valiti omal ajal paavstiks 1978. aastal, siis see ei olnud juhus, et valiti just tema, see tähendab poolakas. Tagantjärele on ju lääneriigid, suurriigid ise tunnistanud, et see oli osa ideoloogilisest sõjast, mille eesmärk oli murendada ja lagundada sotsialismi leeri. Ja asi läkski käima, sest kui mõtleme 1978. aastas oli stagnatsiooni aja üks sügavamaid aegu üldse või nagu rängemaid aegu. Brežnev oli veel võimul, ta oli juba niisugune rivist väljas, aga ta oli võimul, nagu Bidengi, eks ole, oli. Ja 10 aastat hiljem oli juba, perestroika oli täies hoos. Tähendab, paavsti tulek, ta oli oluline ettevalmistus ja nüüd minul tekkis paralleel, et huvitav, mida valmistatakse ette USA-st pärit paavstiga. Mida tahetakse saavutada, milline on maailm näiteks 10 aasta pärast. Seda tasub jälgida minu meelest, sest kui sa ütlesid, Mihkel, õigesti, et ameeriklase valimine paavstiks ei olnud juhus, siis tuleb edasi mõelda, et mida tahetakse selle valikuga saavutada. Selline oligi minu täiendus. Jah, aitäh. Nii, aga siis lähme nüüd järgmise teema juurde ja kui siin nüüd eelmises saates sai põgusalt puudutatud seda tariifide teemat nii-öelda värskelt, sest et siis oli juba see vabastuspäev toimunud, siis kuu jooksul on toimunud nii mitmeidki arenguid. Peamised, mida siin ära markeerida tasub, on see, et USA ja Hiina keerasid üksteisele nagu selles mõttes nagu käna kokku, et kui Hiina nagu oli väga rahulolematu sellega, et USA kehtestas neile märksa kõrgemad tariifimäärad seoses fentanüüli teemaga ja muud sellised asjad, siis asi tipnes sellega, et USA ei jäänud vastust võlgu ja lõpuks jõudsidki tariifid sinna kuskile 126% umbes nagu niimoodi üks ühele pandi see asi paika, et kui Hiina näitas nii-öelda rusikat, siis USA ei jäänud vastust sellest suhtes võlgu. Aga mis oli selle laiem tulemus, oli see, et vähemalt 90 päevaks peatati näiteks Euroopa Liidu tariifide kehtestamine 20% peale, küll aga jõudis see tõusta 10% peale. Ja siit nüüd olekski hea küsida, et
Kuidas nüüd selles olustikus, kus enamus Euroopa, ütleme, marionette ja sellised humoristidest liidrid tegelikult Trumpiga mingisugust läbirääkimiste mõju ei omanda, võib-olla siin mõned üksikud on Orban, siis Meloni, et millist mõju võib Euroopa Liit hakata tunnetama juulist alates ja kuivõrd tõenäoliseks võib pidada seda, et USA ja Hiina saavad suurema kokkuleppe tehtud kui näiteks USA ja Euroopa Liit tervikuna? Siin tuleb vaadata kahte asja. Üks asi on see väliskaubandus, aga teine asi on siseriiklik majandus, sellepärast et juba need tollide tõusud löövad väga kõvalt Euroopa Liidu riikide majanduse pihta, tasku pihta, aga ka siseriiklikult pidagem ikkagi meeles, et ametlikult ei ole rohehullusele pidurit tõmmatud. Ja see tähendab, et paljudes Euroopa riikides on ju majandus üles ehitatud lähtuvalt sellest roheideoloogia jurast. Ja ma jälgin aeg-ajalt ikkagi ka Saksamaa uudiseid ja sealt tuleb pidevalt teateid, kuidas suured ettevõtted, välja arvatud muidugi relvaettevõtted, relvatootjad, aga teised suured ettevõtted on oma riigi valitsusega üha rahulolematumad. Nad olid rahulolematud juba Olaf Scholzi juhitud valitsusega, aga ka selle uue Mertsi juhitava valitsusega on rahulolematud ja tähendab, midagi tuleb ette võtta, sest ettevõtted on ju sunnitud koondama töötajaid ja osa on teatanud, et viivad oma tootmise Saksamaalt välja. Osa viib näiteks Ungarisse, osa viib kuhugi Aasiasse, olgu Hiinasse või kuhugi. Osa näiteks läheb tagasi Venemaale. Neid ei huvita mingid ideoloogilised põhjendused, miks tuleb Venemaaga majanduskoostööd piirata. Nad lähevad sellepärast, et muidu ähvardab ju poe kinnipanek. Ja teisele poole näiteks, kui mäletame, Donald Trump on teinud ettepanekuid välismaa ettevõtetele, ka Euroopa ettevõtetele, et tulge kõik USA-sse. Saate väga korralikud maksusoodustused, saate siin investeerida, saate ennast nagu järjele. Ja nagu on öelnud elektriinsener Andres Saukas, et ilmselt paljud seda teevadki ja ajude väljavool Euroopast on juba alanudki. Nii et üks asi on see, kui väljaspoolt tuleb Euroopa Liidu riikidele pauk selle majandus, ütleme, tollide tõttu, mis teatud mõttes on ka majandussanktsioonid, eks ole. Ja teine asi on siseriiklik. Kui see arutu sanktsioonipoliitika Venemaa suhtes maksab kätte, samuti arutu rohepöördepoliitika. Aga mis puudutab Hiina ja USA läbisaamist, siis tuleb arvestada ikkagi, et tegemist on vastastikuse sõltuvusega. Nad võivad teha ükskõik kui kõva häält, aga nad on teineteisest täiesti sõltuvad. Meenutagem kas või seda, et USA-le laenu andnud riikide seas Hiina on Jaapani järel teine ja omakorda Hiinale on USA turg on eluliselt tähtis ja USA võlakirjad on Hiina käes. Nii et kujundlikult öeldes võib öelda, et mõlema munad on nagu teineteise bios. Kui nad pigistavad, siis teine pigistab vastu ja mõlemal on valus. Nii et see pidev see tollisõda, see on pigem nagu esinemine, see on teater. Mingil määral see on vajalik. Aga andkem ikkagi aru, et jõuvahekord on selline, et kumbki ei suuda teist võita ja nad on teineteisele vajalikud. Aga muidugi jah, tulen tagasi Euroopa Liidu juurde. Euroopa Liidu juhtkonna väga rumal majanduspoliitika maksab meile kätte. Ja see tähendab seda, et tasapisi hakkavad eest ära kukkuma need valitsused Euroopa Liidu riikides, kes selle olukorra on ise tekitanud. Jah, aitäh. Et siin ütleme siis niimoodi, et mis puudutab seda roheenergeetikat, siis kaheldamatult, et kui juba Saksamaal ettevõtjad lähevad teistesse riikidesse, siis see hakkab kogu Euroopat mõjutama, sest et ilma Saksamaata sisuliselt see Euroopa vereringe hakkab sulguma. Nii et see hakkab kindlasti mõjutama nii Eesti kui ka teisi riike, aga iseasi, et kas Eesti on üks esimesi riike, kes peavad oma uksed sulgema, kui Saksamaaga asjad nihusti lähevad või mis siin üldse saama hakkab, aga eks siis lähemal ajal näeme ja ootame uusi arenguid. Maarjo. Ja, aitäh. Selles osas täiesti nõustun Tõnu väidetega, aga lisaks annaksingi siis ka selle omapoolse hinnangu, et
konservatiivsed vaated hakkavad domineerima ja ütleme nii, et kui Hiina on konservatiivne, Venemaa on konservatiivne ja nüüd on ka USA president ja kogu see teema on seal konservatiivses suunas, siis igal juhul hoitakse ideoloogilise suuna poole. Ja seda ütles ju ilusti ka Müncheni konverentsil J.D. Vance otse Euroopale näkku, et kui teie ei muuda enda suunda, siis meil ei ole ühisosa, millest rääkida. Ja ilmselgelt USA ennem ilma kõhklusteta asub Hiina poole, kui ta Euroopat hakkab kaitsema seda homoideoloogiat ja niisugust jama. Et aitäh. Aitäh, Maarjo. Et selle koha pealt siis vast nii palju veel, et mis puudutab seda USA ja Hiina võimalikku lähenemist, siis ütleme selle kohta niimoodi, et USA, Hiina ja siis ka Venemaa nagu need, kes on nagu ühed suuremad partnerid, vähemalt nagu praegu nad on veel küll teenisest kaugel, aga ühel hetkel nad võivad lähedasemaks saada. Aga mis puudutab seda, et mis meil siin nüüd seoses Ukrainaga toimub, siis arvata on, et ühel hetkel kõik Euroopa riigid, kes teevad sellist komenti oma rahva peal, siis neid muudetakse nii-öelda siis taldriku peal serveeritavateks roogadeks, et nad ei ole siis subjektid, kelle osalusel läbirääkimised toimuvad, vaid nad lihtsalt süüakse ära. Et Ukrainaga ilmselt läheb see nüüd lähemal ajal niimoodi ja ilmselt ka Ukraina-meelsete suurte sõjad riikidega, kes saadavad oma konvoisid ja muid asju Eestist välja. Nõndaviisi, aga sellega siis oleme sellele teemale punkti pannud ja järgmisena räägimegi roheenergeetika absurdsusest. Nimelt, kui siin aprilli keskel Hispaania rõõmustas, et neil oli esimene päev, kus täielikult oli taastuv energia nagu töötamas ilma mingite tuumaenergiat ja muude selliste asjadeta, siis seal oli vist vähem kui 2 nädalat, kui juhtuski selline täiesti ootamatu asi, et tekkis totaalne ülekoormus ja korraga keset päeva olid kõik elektriseadmed Hispaanias, ütleme siis niimoodi, täiesti nagu maas, sest et kui see pinge läheb alla 49,75 hertsi, ma võib-olla siin ühikute nendega, ehk siis Tõnu saab ka sellest rääkida. Need on õiged, Andres Saukas on rääkinud, see ongi niimoodi, jah. Et kui see langeb alla 49,75, siis seadmed lähevad üksteise rivist välja. See tähendab seda, et see roheenergeetika, mida siin inimestele tuleviku mõttes peale surutakse, see viibki meid reaalses mõttes kiviaega ja kui me seda rumalat ideoloogiat ei lõpeta, et me peame põlevkivi energiast loobuma ja siis selle põlevkivi suunama sõjatööstusesse, siis andke andeks, mis see lollus see Eesti siin mõtleb teha, see on lihtsalt ajuvaba. Aga selle roheenergeetikaga seonduvalt, et see juhtus nii mitmes riigis, et Hispaania, Portugal, osa Lõuna-Prantsusmaast ja veel mitmed riigid lausa Rootsini olid lausa sellises häiritud olukorras. See näitab, et asi ei ole enam nii üks ühel, et see nagu oleks ainult ühekordne juhus, aga siin on välja toodud, et see ei olnud mingis mõttes nagu selline sabotaaž, vaid see oligi nagu see, et asjad kulgesid sellesse suunda, et siin on räägitud ka sellest, et siin need energiaväljad nagu, et kui me vaatame, et päikese juures ja kõik see magnetväljad on nihkes praegu, siis see võib olla üks põhjustest, aga siin on veel loomulikult see ka, et meil see roheenergia, mida meile peale surutakse, see on nii ebastabiilne ja kui nemad koormavad seda elektrivõrku üle, siis mis muud tulemust me saame siin oodata. Ja teine teema, mis puudutab nüüd seda, mida meile siin põhimõtteliselt igapäevaselt taevast alla puistatakse, aga nüüd minnakse lausa uue leveli peale ja enne kui ma sellest räägin, siis minul on nagu selline küsimus enesel, et miks me ehitame neid päikesepaneele üle Eesti meie enda viljapõldudele, kui taevas pidevalt on mingid triibutatud ära ja siis päike ei jõua maismaa pealegi. Ja nüüd Suurbritannia
kurjamid tulid välja sellise mõttega, et Boeingu uuematelt versioonidelt hakata pritsima stratosfääri vääveldioksiidi ja seda siis eesmärgi, et päikest katta ja kliimat muuta jahedamaks. Kui me vaatame, mis siin aprillis oli, siis ega siin Eestis ka just eriti soe kliima ei olnud, et vahepeal siin oli küll mõned päevad lausa 27 kraadi, aga siis läks järsku lambist jahedaks. Ja nüüd, kui me mõtleme selle peale, et kui need kurjamid saavad selle plaani realiseeridagi sellist päevalt dioksiidi hakata jahutamise mõttes iga päev taevast alla puistama, see ei jää ainult Suurbritanniale, et kui hakkavad teised riigid tegema, see on seda hullem, aga see juba, et kui Suurbritannia seda kas üksi teeb, siis ühel hetkel, kui see väävel dioksiidi pritsimine ei saa enam sellisel kujul jätkuda, et on juba kas ained ära puistatud, võib-olla kedagi seda aineid puistaks, et siin on nagu see, et inimeste eluolu juba sellest mürgist saab tõsiselt löögi, siis see, mis sellele järgneb, see on katastrofaalne, et väävliga täidetud õhk läheb nii kuumaks, et inimesed enam ei saa selles keskkonnas elada ja kõik hakkavad üksteise järel siin aja jooksul vähemalt, ma julgen seda öelda, välja surema ja mitte mingisugust toidu kasvatamist ammugi enam ei saa olla, rääkivad sellest, et meil oleks puhas põhjavesi, et kui meil üldse mingisugust vett saab olemas, siis selle puhastamine läheks maksma meile kolossaalsetes numbrites ja mingi digirahaga, mida oktoobris tahetakse jõustada Euroopa Liidus, sellega seda asja ei lahenda. Nii et siit minu küsimus on see, et kui me massiliselt seda vääveldioksiidi hakkame taevast pritsima nagu alla, et inimesed saaksid selle läbi tõsisemalt oma hoobi kätte ja rääkides sellest, et roheenergia justkui on meie kõikide probleemide lahendus, aga tegelikult me näeme, et sellega läheb elektri hind kallimaks ja see on ääretult ebastabiilne ning ei taga seda, et meil üldse elektrit tuleks, siis kas meil nagu selles seisus on mingisugustki võimalust ühiskonnale või niimoodi jääda alles ja kestma või ongi need kurjamid saavutanud juba selle, et ükskõik millest me siin räägime või tahame nagu mõelda, et see on kõik juba muudetud selliseks, et ei ole siin enam meil midagi teha. Tõnu. Sul on täiesti õigus, tegemist on kuritegeliku plaaniga, aga nagu loodusest teada igale mõjule tekib vähemalt sama tugev vastumõju ja on täiesti kindel, et ka Suurbritannias sellele hakatakse vastu. Kes kuidas hakkab, pole nagu meie asi otsustada. Siinkohal tasub alati meeles pidada, et Šotimaa on korduvalt edasi lükanud väljaastumist Suurbritanniast. On püütud ära osta, siiani on see kuidagi õnnestunud, aga ega šotlased ei ole sellest loobunud, sellest plaanist. Ja kui nad vaatavad, et neist tahetakse väga üle sõita, siis nad teevad jälle iseseisvusreferendumi ära. Ja nagu mäletame, Šotimaa ühendati Inglismaaga ja muudeti Suurbritanniaks ega Ühendkuningriigiks aastal 1707. Et võimalik, et aastal 2027 siis šotlased teevad rahvahääletuse või siis juba on ära vormistanud oma selle riikluse taastamise. Nii et tasub arvestada, et ka Suurbritannias on inimesi ja üsna palju, kes hakkavad vastu, asi ei ole lootusetu. Aga mõtleme korraks, et nagu mõtleme niimoodi loogiliselt, kui eesmärk on võidelda kliima soojenemise vastu ja kui nüüd selle vääveloksiidi, kas oli vääveloksiid või vääveldioksiid, kumb see oli? See oli nüüd vääveldioksiidi puistamine. Selge. Kui vääveldioksiidi puistamise abil tekitatakse hoopis tohutult nagu põuda, eks ole, või tohutu temperatuuri tõus, siis see juba iseenesest näitab, et kogu see jutt rohepöördest kui vahendist ülemaailmse kliima soojenemise vastu on olnud häbematu vale. Ja seda on tehtud kõige kõrgemal tasemel, et inimesi lollitada ja maksumaksja raha kantida omade jopede taskusse. Ja see on üks asi. Ja veel üks asi, millele tahan tähelepanu juhtida, asi ei ole ju siiski lootuseta. Mõelgem, see on puhtalt tehniliselt lahendatav. Kas või need kemojäljed, mida näeme, sest seal lastakse taevast teatud ainet, aga iga ainet saab neutraliseerida. Keemikud saavad täpselt öelda, mis aine see on, mis selle neutraliseerib ja selleks on lihtsalt vaja, et seda ainet kemojälge välja laskva lennuki järel mõne aja pärast lendaks teine lennuk, kelle tagant sabast tuleb välja neutraliseeriv aine.
ja asi on lahendatud. Tänapäeval ei ole enam niimoodi, et eralennuk on mingite väga üksikute inimeste eralõbu ja et need peavad miljonärid olema. Eestis on eralendureid arvestataval hulgal. Minu andmetel isegi rahvuskonservatiiv Henn Põlluaas on eralendur, nii et tal on lennusõiduluba olemas. See ei tähenda, et tema peaks tingimata olema see teine lennuk, kes seal sabas sõidab, aga jutu mõte on selles, et asi on täiesti lahendatav, tehniliselt täiesti lahendatav. Ja kui praegu tundub see paljudele, et see on nagu mugavus, et ei ole nagu mõtet sellega jamada, aga kui elu läheb kehvemaks, siis tekib vajadus. Paljud inimesed ongi sellised, et nad hakkavad ennast liigutama alles siis, kui kujundlikult öeldes tuline ora on tagumikus. Aga väga õige on sellele tähelepanu juhtida. Me saame pärast alati öelda, et näed, me hoiatasime aegsasti. Kus te enne olite? Aitäh, et selle koha pealt siis võikski niimoodi öelda, et inimestel nagu tasub nagu mõelda, et kui enam toitu ei ole võimalik kohalikul tasandil kätte saada, siis on ikka päris hapu lugu. Ja ma toon siia enne, kui Maarju saab sõna, ühe näite. Üks tuttav inimene Lõuna-Eestist, kes elab otse seal Chemtraili jälgede all. Ta kirjeldas, et tema kartulisaak oli mädanenud juba aasta vahetuseks, 2-3 kuud pärast kartulite valmimist. Nii et see on juba iseenesest kõnekas, et alla on puistatud ju, mis ained seal on, alumiinium, baarium ja kõik muud sellised keemilised ained, et siin pole midagi imestada, et see on ikka julm, mis toimub. Aga nüüd siis Maarju, sinu kommentaar. Jaa, aitäh. Et ma soovitaks vaadata veebiraadio saadet Taevatriibud, mida nad seal pritsivad. Et seal oli, saate alguses oli pikk dokumentaalfilm sellest, mida see aine üldse sisaldab. Muidugi Tõnu Kalvet ütles, et neutraliseerib. No, ma nüüd ei kujuta ette, kuidas seda ainet seal neutraliseerida, sest sisuliselt see aine sisaldab alumiiniumi osakesi. Ehk siis selle pilvega kaetakse alumiiniumi osakestest kiht, mis peaks siis päikesekiiri tagasi peegeldama ja see samune alumiiniumi kiht kõik ladestub siis alla pinnale ja Ameerikas ja igal pool on mullad on tänu sellele on reostunud. Ja igasugused appevihmad ja mis asjad seal kõik, no igatahes igavene jama on sellega ja inimesed ju söövad seda sisse ju ja sellest tekivad vähid ja igasugused muud jamad. Aga kui nüüd vaadata rohepööret tervikuna, no ütleme nii, et Harri ja Andre Roosi kui kuulates, nemad on nüüd ka kuskil 20 aastat on tegelenud nende tuuliku teemadega ja Andre Roos on ise öelnud seda, et niisugust tuuleenergiat ei saaks võtta põhienergiana. Ta oleks siis nii-öelda toetav või varuenergia, aga mitte põhienergia, et nüüd kogu Eesti peaks olema tuule ja päikese energia peal. See lihtsalt võimatu, sellepärast, et ta on nii ebastabiilne, et kas tuult on või päikest on, siis on ka energiat ja kui on liiga palju, siis on energiat jälle nii palju, et ei ole seda kuhugi panna. Ja siis teine teema on nende salvestistega, et mismoodi salvestada, et kas siis teha mingi akumulaatoritesse kuidagi, mis on ülimalt kallis ja ülimalt saastav tegevus, sest need akud on vaja ju kuidagi teha ja kuskil Afrikas neegrilapsed kaevavad seda pliid või mida iganes nad sinna akudesse panevad. Liitium, ja just. Et ja samamoodi on ju ka päikesepaneelidega. Päikesepaneelid, millest nad koosnevad, on hästi haruldane mingi muldmetall, mida on ka hästi vähe ja väga keeruline on seda saada. No rohepööre ütleme nii, et see on kuritegelik. See on sisuliselt on see kõva äri, mille paanikaga on sisuliselt lükatud siis omale tasku miljardid ja miljardeid ja see on ainult
kitsas ringkond on seda endale nagu suutnud teha. Aga see äri hakkab otsa saama, sellepärast et konservatiivid taovad väga kõvasti trummi selles osas, ja avavad inimeste silmi. Et see asi lihtsalt kohe kukub kokku. Aga selle koha pealt kõik. Aitäh, Maarjo. Et siin veel enne, kui läheb siin edasi järgmise teema juurde, siis üks oluline asi, mida siin roheenergia puhul vähem on võib-olla räägitud, et meil tahetakse nagu sellist niinimetatud, kuidas ta kutsutakse, vesiorgu teha, siis nagu meie enda põhjavett tahetakse rohetööstuse huvides ära kasutada, aga siis ongi nagu see, et kui meil endal enam põhjavett ei ole ja see on pandud roheenergia tööstuse huvides tööle, siis see läheb meile kõigile väga kalliks maksma, et me ei saa siin enam siis elada, aga mingisugune abstraktne tööstus võtab meilt selle ära, mis meil on olnud aastasadu põhimõtteliselt, ütleme niimoodi, ja nüüd viimaste aastaga on nagunii see vesi, nagu see kvaliteet kehvemaks läinud, et selles valguses nagu meid surud näiteks, ütleme, kontrollitud pudeli vee peale, mis sisaldab mingeid, ütleme, keemilisi aineid, see ei ole mitte mingil juhul lahendus. Aga selle koha pealt siis praegu nagu lõpetab selle teema ja nüüd lähme teemadega, millest räägib nagu rohkem teised inimesed, aga mina siis nagu avan seda teemat. Ja siin nüüd Euroopa Rahvapartei pidas teadupärast aprillis koosolekut ja seal rääkis Manfred Weber, et Ungarile tuleb nii-öelda demokraatlikel valimistel saada uus juht, ehk siis Viktor Orbán tuleb oma kohalt minema saada. Nii palju ütlen ajaloo mõttes ära, et 90ndate lõpus, vähemalt 2000ndate algus oli Viktor Orbán peaminister, et siis oli tal kokkupuuteid tollest ajast Mart Laariga, hiljem siis teiste poliitikute, kuni ta pidi opositsiooni jääma aastani 2010, et sealt alates ta on olnud praeguseni peaministri kohal. Iseasi, et mis saab pärast 2026. aastat, juhul kui selleks ajaks veel mingid valimisi toimub, sest et see, mis Euroopas toimub, on määrava tähtsusega just Rumeenias ja Poolas praegused presidendivalimised, mis leiavad varsti ka oma lahenduse. Et Tõnu, mis sina arvad, mis siin nüüd Euroopa Rahvaparteiga lähemalt toimub? Euroopa Rahvapartei liige oli ju pikalt ka Ungarist noortedemokraatide liit, ehk siis lühendatult Fidesz, mille juhiks on teatavasti Viktor Orbán. Ja mul on silme ees pilt, oli vist aastast 2018, kui Tallinnas toimus Euroopa jalgpalli superkarika finaal ja seal mängis kaks Euroopa klubi, kaks Hispaania klubi, Madridi Atletico, Madridi Real. Ja seal seda mängu käis vaatamas ka Viktor Orbán ja sellel pildil ta on kujutatud koos Helir-Valdor Seedriga, mõlemad väga sõbralikult kõrvuti poseerivad, siis nad olid veel ühes paadis. Aga pärast selgus, et Fidesz ei ole nagu Euroopa Rahvapartei meelest enam salongikõlblik ja samas Fidesz astus ka ise sealt välja, sest ta leidis, et Euroopa Rahvapartei konservatiivid, need ei ole ka päris konservatiivid. Ja ma mäletan, kui aastal 2022 tegin Isamaa aseesimees Riina Solmanile ettepaneku, et Isamaa võiks pidada läbirääkimisi näiteks Ungari rahvuslaste ja rahvuskonservatiivide erakonnaga, mille nimeks on Meie Isamaa liikumine. Ungari keeles siis kõlab see Mi Hazank Mozgalom. Ja mõtlesin, et kuna nimetus on sarnane ja siis äkki saab koostööst asja, seda enam et viimatistel parlamendivalimistel ju seesama Meie Isamaa sattus ka Ungari parlamenti. Paljud arvasid, et et äärmuslased ja radikaalid ja toetus on marginaalne ja nagu kõik sellistel puhkudel räägivad. Aga selgus, et tühjagi, said ilusti sisse. Nad on küll kõige väiksema esindatusega Ungari parlamendis, aga nad on kaalukeeleks ja võib öelda,
et kui üldse rääkida mingist tõsiselt võetavast opositsioonist Viktor Orbáni erakonnale, siis selleks ongi meie Isamaa. Iseasi, et see on selline konstruktiivne opositsioon, ta ei ole selline liberaalse suuna või peavoolu, Lääne-Euroopa peavoolu käepikendus, vaid ta on vastupidi, ta on veel kõvemgi suveräänsuse pooldaja, kui näiteks Fidesz ongi. Aga Euroopa Rahvapartei liikmeks sai hoopis Ungaris selline partei nagu TISA ja selle juhiks on üks noor, võrdlemisi noor poliitik Peeter Madjar ja teda siis on nagu reklaamitud või nagu tänapäeva keeles öeldakse promotud igal pool ja Lääne-Euroopa praegune eliit ongi teinud panuse temale. Ja teda on välismaalt tublisti rahastatud, mitte teda üksikisikuna, vaid tema erakonda tervikuna. Ja mõte on selles, et siis järgmistel parlamendivalimistel, mis peaks toimuma Ungaris 2026. aastal, saaks valitsuse moodustada juba nii-öelda õige inimene, see juhitav erakond. Ja see natukene kummaline oli, et Isamaa soostus nagu sellise erakonnaga hoopis nagu sõsarpart, ühte Euroopa parteisse minema, aga samas mis seal teha, eks ole, kui inimesed ei tunne asja, kui tunta Ungari eripära ja siis usutakse kõike, mida räägitakse, siis loomulikult. Ma ei ole kindel, et Manfred Webergi tunneb Ungari eripära, vaid arvan pigem, et ta lähtub oma ideoloogilisest hoiakust, eks ole, ta arvab, et leiame kellegi, kes on populaarne, ostame ta ära ja ta teeb seda, mida meie tahame, siis saavutame kontrolli selle riigi üle, sest seesama kõnealune erakond, ta on ka näiteks LGBT eest võitleja, samuti pooldab Ungari rahalt üleminekut eurole, nii et ja on suur Ukraina sõber ja ikka juhtub, eks ole, ja selline tahetakse panna. Aga miks sellest tasub rääkida, sest kui mäletame, siis on ju Euroopa praegune peavool poliitikas on ju väga karmilt arvustanud, kui nende meelest kuskil keegi välisjõud on sekkunud. Kui olid Gruusia valimised, süüdistati Venemaad sekkumises, kui olid Moldova valimised, süüdistati Venemaad sekkumises, kui 2024. aasta lõpupoole olid Rumeenias presidendivalimised, siis ja seal võitis nii-öelda selline inimene, kes ei oleks tohtinud võita, Kõlin Žoržescu, siis öeldi kohe, et Venemaa sekkus TikToki kaudu ja valimised ei sobi. Aga kui Euroopa Liit ise sekkub, siis ei ole nagu midagi. Tookord ma mäletan, Ungari väliskommentaatorid meenutasid, kuidas oma viimatistel Itaalia parlamendi valimistel oli vist oli Ursula von der Leyen öelnud, et ja ma loodan ikka, et Itaalia valijad teevad õige valiku. Mõte oli selles, et Matteo Salvini erakond liiga ei pääseks nagu valitsust moodustama. Ja kui see tähendab ühtepidi nagu tohib sekkuda, teistpidi ei tohi valimistesse sekkuda, kuhu jääb siis nagu õigusriik, kuhu jäävad siis nagu ühesugused mõõdupuud, selle üle tasuks nagu mõelda. Aga üks asi veel lõppu. Kui tänavu veebruaris olid Saksamaal parlamendivalimised, siis ju ennem seda USA juhtkond tugevalt teatas oma toetusest erakonnale Alternatiiv Saksamaale. Ja kuidas Saksamaal oldi pahased, et kuidas niimoodi välisjõud sekkub. Ja nii Olaf Scholz kui ka Friedrich Merz ütles, et ei, see ei ole ilus, ärge sekkuge meie sisepoliitikasse, me otsustame ise. Aga nüüd jah, sakslane Manfred Weber ütleb, et paneme nagu oma poisi Ungaris pukki ja et see küll see Orban sealt läheb. Ja ega Viktor Orban selliseid asju ei unusta. Kui ta hiljuti esines Ungari riigiraadios, siis ta meenutas, et juba tegelikult 2024. aasta, kas oli äkki novembris või sügisel, igatahes oli Euroopa seal liidu juhtkonnas oli nõupidamine või isegi Euroopa parlamendis, kui ma õigesti mäletan. Ja siis talle otse öeldi, kõigi nähes öeldi, et umbes niimoodi, et sul on minek, Fideszil on minek, küll järgmistel valimistel tuleb keegi teine. Kui vaja, ma otsin selle täpselt tsitaadi, täpselt lõigu edaspidi üles, aga mõte oli selles. Ja see tähendabki, et minu hinnangul ei ole nagu valimistesse sekkumise koha peal küll nagu ühtset lähenemist. Vaadatakse, et mis on meile kasulik, siis sekkume ja kui ei ole kasulik, siis ei sekku. Siis kritiseerime. Nii palju siis. Jah, aitäh, Tõnu.
ja selle koha pealt siis võib öelda veel niimoodi kokkuvõttes, et enda poolt siis, mis puudutab seda, kuidas 2 aasta eest meil siin Riigikogu nii-öelda paika pandi, siis ärgem unustagem seda, et 24. veebruaril käisid ju Tallinnas Jens Stoltenberg ja Ursula von der Leyen, nii et tehke sealt omad järeldused, miks Reformierakond sai nii suure mandaadi. Aga Maarjo, nii palju kui sa kuulsid, siis anna oma täiendav hinnang Euroopa Rahvapartei mõtetele. Ja, aitäh. Vaata, siin panetegi nüüd tähele, kuhu maani me oleme Euroopa Liiduga jõudnud. Euroopa Liiduga liitumise korral oli ju see, et on lihtsalt majandusliit, meil on palju lihtsam oma kaubavahetust liigutada, meil on hea reisida ja nii ja naa. Ja me oleme jõudnud siiamaani, kus Euroopa Liit sisuliselt paneb riikidele paika juhte, milline on kõlbulik ja milline mitte, nagu see on ju täiesti nonsense ja selle koha pealt au Orbanile, et ta sellele pingele vastu peab, ta jääb tõeliseks konservatiivide ikooniks Euroopas ja see on nagu äge. Aga kui nüüd tulla tagasi selle juurde, miks Orban Putiniga näiteks siin kohtamas käis ja nüüd ka käis ju, see läheb nüüd muidugi maisse, aga siis 9. mai paraadil käis kohal. Jällegi saame tagasi vaadata Veebiraadio lihtsalt ja keerutamata saatele Vastuoluline Ungari, kus Tõnu Kalvet tõi ju kenasti välja selle fakti, et Ungaril on huvid saada osake Ukrainast, Karpaatide tagune osa endale, kus on siis ka ungarlasi peaks elama. Ja ilmselgelt, kellega ta läheb siis neid läbirääkimisi pidama, ega ta ei lähe ju Ukraina presidendiga seda tegema. Ta läheb ikkagi nõu pidama Putiniga, sest Putin on ju seal sees ja nüüd on ju lükked olnud seda ka, et Ungari tanke on nähtud Ukraina piiri lähedale koondumas, ehk siis mina näen, et mingi hetk Ungari ampsab sealt Ukrainast endale sobiva tüki ära, ta lihtsalt valmistub selleks. Ja aitäh. Ja, aitäh, Maarjo. Nii et võib siis öelda jah, et see, mis siin meil siin nagu nende valimistega ja siis niimoodi toimub, et see nüüd läheb natukene kaugemasse temaatikasse, aga see, miks nüüd enne Ukraina referendumit nüüd Ungari need luured, kui niimoodi kutsuda, võeti Ukraina salaluure poolt vahele. See ju näitab seda, et Ungaril antakse igalt poolt kaikaid kodaratesse. Aga siis, kas sa lubad korraks? Ja, kuna juba see sai puudutud, siis Tõnu, palun. Ma täpsustan igaks juhuks, et tegemist ei olnud mingite elukutseliste luurajatega, kes vahele võeti, vaid nad olid lihtsalt infoallikad. Ja ei ole mõtet eitada, Ungaril on oma luurajad on Ukrainas ja Ukrainal on oma luurajad Ungaris. Aga Maarjole ütlen täienduseks või täpsustuseks, et Ungari ei taha mitte lihtsalt ampsata, vaid ta tahab tagasi saada seda maad, mis on tema põline maa ja mis talt võeti vägivalla ja pettusega ära. Ja kus Ukraina võimud on alates aastast 2014 viinud läbi korralikku genotsiidi. Selle kohta on Ungari inimõigusorganisatsioonid kogunud korralikku materjale ja nende kogumine jätkub. Aga ja mis puudutab sellesse, et Ungari-Ukraina piiri lähedal olevat nagu Ungari vägesid nähtud, ma leian, et see on täiesti loomulik. Sellepärast, et kui on Ungaril oht, et sealt tekib mingisugune ütleme, kas tungitakse praeguse Ungari territooriumile või hakatakse korraldama veresauna näiteks sealsete ungarlaste jurussiinide kallal. Ka rusiinide hulgas seal on väga palju Ungari kodanikke. No siis loomulikult peab Ungari sekkuma. Ja ega kuigi ütleme pealtnäha tundub, et Ungari on nagu Ukraina kõrval väga väike, aga arvestagem sellega, et Ukraina põhiosa relvajõududest on ju idas ja lõunas sõdimas. Ja sinna sisuliselt on jäetud, ütleme, Ungari ja Slovakkia piiri juurde on jäetud ainult
maakaitseväelased, ütleme heal juhul. Nii et Ungari elukutseline sõjavägi oleks saanud sellest vastupanust jagu küll. Õnneks seda vajadust ei tulnud ja ongi parem, et ei tulnud, sest kui tulevad rahu läbirääkimised ja uued piiri läbirääkimised, siis see rahulikum lähenemine annab Ungarile plussi. Aga siis tahtsin veel täpsustada seda, et Euroopa Rahvapartei koosolek või üldkoosolek toimus Valencias, mitte Madridis. Tänavu aprilli viimasel nädalal, selle esimesel poolel. Ja, aitäh. Nii palju siis nüüd sellest teemast, et nüüd kompleksselt võtame ette viimase sellise suurema teema, et kes siin mäletab, siis märtsi lõpus oli kõigepealt Riigikogus nii-öelda haamriga koputati see ära, et kohalikel valimistel piirati valimisõigust ja siis umbes paar nädalat hiljem Alar Karis selle kuulutas ka välja. Siis koheselt tuli järgmine temaatika, et kirikute ja koguduste seaduse muutmine, ehk siis need, kes praegu on selles nii-öelda Moskvaga seotud kanooniliselt, et siis nüüd tuleb neil sellest sõltuvusest lahti ühendada, aga see on tekitanud paraja vastuseisu, et vähemalt esimeses ringis jäeti see nagu välja kuulutamata, aga nüüd tahetakse lihtsalt vormi täitena see uuesti ära kinnitades vaadata, kas president Karis läheb nagu selle peale välja. Ja kolmas asi, mis siin nüüd veel ütleme, Mario räägib sellest võib-olla ka rohkem, on seotud sellega, et samal ajal on ka toimunud Vene kaasmaalaste kongress, kus on üsna armutult kritiseeritud seda, mis siin Baltikumis toimub, et see nagu on teatud selline ohumärk ja tundub, et Eesti need, ütleme, valitsejatest chihuahuad, nad mõtlevad selle, kuidas anda inimestele selliseid kaikaid kodaratesse, aga ei mõtle selle peale, et kuidas kohalike eluolu paremaks muuta ja mis ma pidin veel siin välja tooma, et nagu siin ka ütleme, Vene välisministeerium on oma nendes avalduses öelnud, et piiripunktides on inimeste elu muutunud sellisest raskemaks, ehk siis järjekorrad on päevade pikkused, vahel isegi nädala kahe jagu, nii et see on nüüd temaatika, mis paratamatult hakkab mõjutama ka meie sellist välispoliitilist fookust, nagu et kuidas me oleme sellest olukorda jõudnud, kus kiusatakse siin nii ühtesid kui teisi inimesi. No kõige olulisem muidugi see, et kohalike elanike eluolu üldse nagu muudetakse keeruliseks, et inflatsioon kasvab, aga samal ajal me jõuame sellesse välja, et inimestel nagu tõstetakse järjepidevalt makse ja minul näib, et igasuguste lolluste taga, mida siin metsade ja siis kogu selle roheagendaga tehakse, see on ainuke eesmärk, et eestlased saada siit kodumaalt minema, aga nende temaatikate peale siis võib-olla võtakski nagu selle kokkuvõtva küsimuse kokku, et mis siis on siin nagu niivõrd valesti läinud, et meil pidevalt nagu selliste infooperatsioonide käigus rünnatakse kord ühtesid ühiskonnagruppe, kord teisi. Tõnu, palun. Põhimõte on selge, siin tahetakse tekitada ärevust, ebakindlustunnet. Võib-olla ka selles mõttes, et ettevõtjad, kes siia investeeriks, nad viiks oma investeeringud siit välja. Osa muide ongi teinud seda, kes paneb poe päris kinni, kes tõmbab koomale esialgu. Teine asi, minul tekkis nagu millegipärast väga selge seos eluga Kopli liinidel. Ma olen ise sealt pärit ja kui 1994. aastal Tallinna volikogu võttis vastu otsuse terve loetelu piirkondadest, kus ei saa erastada, kuigi tookord erastada sai juba peaaegu kõikjal, siis Kopli liinid olid seal samuti. Ja ajapikku juhtus niimoodi, et vist Kopli liini oli ainsaks piirkonnaks, mida ei saanud erastada. Aga inimesi ametlikult seal välja tõsta ei saanud, siis tehtigi niimoodi, et inimeste elu muudeti väga raskeks ja suurem osa inimesi kolis sealt ise vabatahtlikult ära, kes üüris mujal korteri, kes ostis maja või ehitas maja, kes läks üldse välismaale tööle. Ja lõpuks need, kes olid jäänud vähemus, siis need asustati kiirkorras ümber Lasnamäele. Mitte sotsiaalmaja, vaid munitsipaalmaja ja tundub, et Eesti on muudetud samasuguseks. Ja veel Kopli liinidest nii palju, et kui plats oli puhas, siis osa maju lammutati ära. Need, mis olid enam-vähem kõbusad, need taastati väliselt vähemalt ja siis müüdi kalli raha eest maha, sest plats oli puhtaks saadud, kinnisvara nii-öelda arendajad said tulla ja said vabalt tegutseda
linnaametnikud said ka oma nutsu kindlasti ja kõik olid rahul, välja arvatud Kopli liinide elanikud ise, kes olid kannataja rollis. Ja tundub, et Eesti elanikega tahetakse samamoodi teha selle ja rahvusest ning kodakondsusest olenemata. Mina isiklikult tunnen üsna palju eestlasi, kes leiavad, et näiteks Kuremäe nunnad nüüd küll ei ole Eestile mingi riigi või see julgeolekuoht. Samuti on kummaline, kui võetakse ära valimisõigus siinsetelt Vene kodanikelt ja Valgevene kodanikelt, kes suur osa muide oskab eesti keelt üsna korralikult. Ja samas mingisugune Lääne-Euroopa liikmesriigi neeger või araablane või türklane või kurd või suahiili keele rääkija, eks ole, tema tohib siin jalutada vabalt valimisjaoskonda ja hääletada, kusjuures temal ei ole isegi riigikeele oskuse kohustust. Ja mäletate, eelmisel aastal tuli ju Hendrik Johannes Terras välja, lapse suuga lobises välja plaani, et seda seaduse muudatust on vaja selleks, et hääletada saaks Ukraina kodanikud. Ja neid on siin praegu umbes, kui ma õigesti mäletan, tookord vähemalt räägiti 80–90 000 hääleõiguslikust kodanikust. Ja mõelge nüüd ise, kui näiteks suured Ukraina sõbrad meie erakondade hulgast saaksid endale juurde täiesti ustavaid valijaid. Ja need ei oleks niisugused nagu lohakad või mugavad valijad, vaid nende arvamusliidrid hoolitseks selle eest, et vähemalt suurem osa, kas või 90% läheks valima, hääletaks selliste erakondade poolt, kes on õiged, nii-öelda õiged. Ja siis olekski nagu väga lihtne Tallinnasse mängida jõujooned ümber. Aga tundus, et see päriselt ei õnnestunud, oli tarvis ikkagi Keskerakond eemale suruda ka selle €1 miljoni nipi abil. Ma üldse ei kaitse Keskerakonda, aga ma leian, et need, kes tahtsid talle sel moel ära teha, need ei mänginud ausalt. Nad oleks pidanud rõhuma Keskerakonna nõrkadele kohtadele, aga mitte alatult ära tegema talle. Ja nüüd ongi niimoodi, et nunnad ja nende usukaaslased on üles ärritatud, täiesti mõttetult kusjuures. Nad ei kujutanud mingit ohtu. Ma saan aru, kui oleks olnud sama olukord nagu Euroopas, Lääne-Euroopas on paljude mošeede puhul, kus mošeede hoonest sealt leitakse kas lõhkeainet või leitakse relvi, eks ole, ja kus käib agitatsioon selle riigi vastu, kus ollakse. Aga minu andmetel ei ole niisugust asja, et seal kuskil Kuremäe kloostris oleks mingi salajane relvaladu või käiks mingite eriväelaste väljaõppe, aga ometi neid nunni otsustati pitsitada. Ja samas, kuigi ma omal ajal väga kangesti soovisin, et Venemaa ja ütleme kõigilt mittekodanikelt võetakse ära valimisõigus kohalikel omavalitsuste valimistel. Ja minu hinnangul oli ränk viga, et neile omal ajal saanti, aga ma leian, et seda tuleb teha loomulikus seisus. Praegune seis ei ole loomulik, kui seda tehakse nagu osana ideoloogilisest sõjast, just kui väljendades toetust Ukrainale. Tähendab, selleks, et olla kellelegi toeks või meele järgi, siis me teeme kahju iseendale. Ja vaata, see on juba otseselt kahjulik tegevus. Loomulik oleks see, et kõik siinsed mittekodanikud, kes oskavad riigikeelt, kes on teinud ära vajaliku eksamina, nad saaks valida. Aga praegu jätab sellise mulje, nagu oleks ärapanemine, ärategemine kellegi teise huvides, enda kahjuks. Aga need poliitikud, kes seda tegid, nad tundub, et ei mõelnud sellele. Ja eriti kummaline on, et nendega koos hääletas ka EKRE. Võiks ju arvata, et EKRE näeb nagu läbi selle skeemi, miks seda on tehtud, aga ei. Minu mäletamist mööda Martin Helme teatas uhkelt, et me hääletasime ka selle poolt. See oli, kui ma õigesti mäletan, 26. märtsil oli vist, jah, see oli vist päev pärast seda küüditamise aastapäeva. Vaat selline sai minu vastus. Jah, aitäh, Tõnu, et selle koha pealt veel nii palju jah, et kui EKRE rääkis, et nemad said nüüd selle, mida nad ootasid, siis see on üsna selline vastakas seisukoht ja minu mäletamist mööda isegi Varro Vooglaid ju oli hääletuseks saalist lahkunud, nii et eks see on... Tema oli ainus. Tema oli ainus, jah, tõesti ainus. Nii et ja Tallinnast veel nii palju, et kui siin ikka umbes poole võrra vähendatakse jaoskondade arvu ettekäändel,
et siis Keskerakonnalt võtta potentsiaalsed hääled pluss internetihääled ja mobiilse seadmega. Need annavad nagunii võimaluse anda sellise võidu Reformierakonna ja teistele. No siis see tähendabki seda, et siin on juba ette arvestatud, tehakse sohki. Vot, aga Maarjo, sina saad nüüd sellest minu poolt korra puudutatud teemast pikemalt rääkida, siis vastata ka teistele punktidele. Jah, aitäh. Selles osas jah, et igasugune nii-öelda Vene-vastane samm või mida me siin või venelaste vastane samm aktiviseerib Venemaa ja venelased ja tuleb arvestada seda, et nad teevad vastusammu. Ja minu meelest üks mõjuvõimsamaid vastusamme oligi, mis toimus nüüd 27-28 märts Kaliningradis, oli konverents Vene kaasmaalaste olukord Balti regioonis 2025. Ja üritust korraldas siis kaasmaalaste õiguste toetamise ja kaitsmise fond koos Kant PFU-ga. Ja siis siit nüüd ma loengi selle ürituse reklaamist, et tänavuse kesksel konverentsil kaasmaalaste teemal osalevad föderaalsete ja piirkondlike ametiasutuste esindajad, sealhulgas Vene Föderatsiooni Riigiduuma liikmed, Vene Föderatsiooni subjektide juhid, teadlased, ühiskondlike organisatsioonide esindajad, ka kaasmaalased ise räägivad oma olukorrast ja oma kogemustest Vene Föderatsiooni kolimisel. Konverentsi käigus on kavas arutada kaasmaalaste õiguste kaitse ja toetamise ja kaasmaalaste kultuuripärandi ja keele säilitamise ja arendamise toetamise riikliku poliitika rakendamise, usuliste vaadete ja muude identiteedi elementide, humanitaarsete ja teaduslike õpetuslike aspektide ning Vene kaasmaalaste tehtava töö aktuaalseid küsimusi. Ehk siis tõmmati kokku Eesti, Läti, Leedu venelased koos Venemaa esindajatega ja arutati siis, mis samme on nii-öelda venelaste vastu astutud ja ilmselgelt see on jällegi samm lähemale eskalatsioonile, rahvustevahelisele eskalatsioonile. Ma ei tea, nimetame seda siis kas 5. kolonni aktiviseerimiseks või mida iganes, aga seda ei ole teinud venelased oma peaga, vaid venelased on teinud lähtuvalt sellele, kuidas on nendega käitutud. Sest neile antakse kogu aeg puid alla ja nemad teevad ju vastusammu, ega nad ei jää niimoodi vaikselt kannatama, et jah, pekske ja siis umbes, et kehitame õlgu ja kannatame ära. Ei, neil on suur Venemaa on selja taga. Et aitäh! Jaa, aitäh! Et saab siis näha, mis siin nüüd järgmised eskalatsioonisammud saavad olema, et nendest asjast, mis siin nüüd vahepeal on toimunud, nendest räägib mai lõpus või juuni alguses olevas saates. Aga selge, selline oli siis meie tänane saade, et nagu öeldud, siis järgmine saade loodetavasti on juuni alguse poole kindlasti tulemas, aga jääme siis lugema Eesti eest uudiseid ja vaadake ka meie teisi saateid. Minu poolt kõik, aitäh saatekülalistele ja järgmise korrani. Jõudu võiduks! Aitäh ja nägemist!